On uudisteetri aeg ja stuudios Rohko Debelak. Kaitsevägi annab teada, et viib kuu lõpus läbi Eesti esimese väejooxikutele mõeldud õppuse Hukas 2025. Õppe laiali jooksmise raames harjutatakse kohustustest mööda hiilimist, varjumist sõprade ja sugulaste juures, erinevate haiguste simuleerimist ja väeosa juurest lahkumist. Õppus Hukas on täienduseks õppusele Okas, mis on leidnud palju positiivset vastukaja. Hukas 2025 paneb prognooside kohaselt laiali jooksma tuhandeid väejooksikuid. Pärast õppuste läbimist antakse kätte ka reservväejooksiku tunnistus ja määratakse sõjaaja põgenemiskoht. Keskerakond ja Isamaa, kes otsustanud alustada Tallinnas koalitsiooni läbirääkimisi, on paika pannud ka linnapea kohtade jaotuse. Ühte kindlat linnapea tulema ei saa ja Isamaa ja Keskerakond on seda ametiposti tulevikus täitmas kordamööda üle päeva. Kumb erakond alustab, selgitatakse loosi teel, samuti erakonnasiseselt see, kes volikokku saanutest mingil päeval linnapea on. Kuna Isamaal on palju vähem volikogu liikmeid, siis saavad Isamaa saadikud sagedamini linnapea ametit pidada. Kui iga päev on erinev linnapea, siis hajub vastutus probleemide ees suurema hulga inimeste peale ning üks poliitik ei pea ennast teiste eest ohvriks tooma ja halvimal juhul ka vangi minema, märkisid osapooled eile pressikonverentsil. Keskkonnaministeerium ja RMK-ga alustavad homsest prügimetsa vedavate inimeste ohjeldamiseks mõeldud projektiga. Nüüdsest on võimalik endale prügistamiseks soovi korral metsa rentida. Paljud inimesed ei suuda harjuda mõttega, et prügimetsa viia ei tohi ja seega on aeg selline käitumine muuta riigile tuluallikaks. Pikad aastad on näidanud, et keelamine ei aita. RMK kodulehele pannakse peatselt välja enam kui 200 metsatukka ja nende koordinaadid, kuhu võib tasu eest prügi maha kallata ja südamerahus lahkuda. Tasumine toimub mobiilirakenduse või pangaülekandega, nagu käib ka jõulukuuse eest maksmise puhul. Prügimetsa projekt aitab inimesi rohkem ka loodusesse tuua ja seda puhtamana hoida. Täpsem metsa prügistamise hinnakiri selgub homseks. Ja elupahu poolelt korterivarguste arv kasvab. Tallinnas registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 3 korterivargust, mujal Eestis kokku 8. Kärberi tänavalt on kadunud 2-toaline korter, Viimsist on läinud kaduma 1/4 maja, Soola tänavalt varastati kööktuba. Mõned korterid on ka leitud, Tartust leiti eile tõenäoliselt 12. juulil Valgast kaduma läinud 3-toaline kõigi mugavustega korter ja Pärnust 2 kuud tagasi Rakverest kaduma läinud avariitunnustega ridaelamu boks. Ja tähelepanu liiklejad Äesmäe Tallinna maantee 23. kilomeetril seisab suunaga Põlva poole valgustamata 6-toaline korter, mis nähtamasti on varastatud Haapsalust või selle ümbrusest. Kõrged kinnisvarahinnad annavad analüütikute sõnul korterivargustele üha enam hoogu juurde ja varastatakse ka juba neid korterid, mis on alles ehitusjärgus või üldse kooskõlastuse staadiumis. Eetris olid uudised.